Nii, meie numeratsiooni järgi päevakorrapunkt 8, loa andmine Lossi tänav 2, Vabaduse 8, tualettide, rendi ja hoolduse riigihanke korraldamiseks. Abilinnapea Valvo Semilarski, palun. Aitäh, paluks tähelepanelikud olla. Head volikogu liikmed, teie ees olev eelnõu, mille raames linnavalitsus küsib luba 2 välitualeti paigaldamiseks ja hoolduseks riigihanke korraldamist ja seda 10 aastaks ja vajadusega just nimelt luua seda võimalust kesklinna piirkonnast ja tegemist on 2 piirkonnaga või 2 asukohaga, üks on Peeterpõllu pargis ja teine oleks Pirogovi platsil Püssirohu sissesõidutee juures, et asukohad on ka eelnõus asendiplaanil teie ees välja toodud. Ja oli linna rahanduskomisjonis oli üleval küsimus, et kas ei vääriks mitte kaalumist asjaolu, et linn ei peaks mitte minema rentima, vaid võib-olla oleks majanduslikult otstarbekam need objektid soetada ja paigaldada ja oleks majanduslikult kõige kasulikum. Ja ma võrdluseks nii palju võin tuua teile informatsiooni, et Küüni tänaval paiknev tualett ja Vabaduse puiestee äärel paiknev tualett, et nende hooldushinnang on tänasel päeval läbi riigihanke kuutasuna 3786 eurot, millel lisandub käibemaks, see on 4504, ütleme laias laastus 4500 eurot. Ja see sisaldab nii koristust, tehnilist hooldust kui ka tööjõudu, kuna Vabaduse puiestee ääres oleval tualetil on päeval ka inimene koha peal. Ja lisandub ka veel G4S-i, kes võitis selle hanke, valvetasu, see on 100–200 eurot ja käivad nad suveperioodil 4 korda öö jooksul välja ajamas vajadusel, kui sinna keegi on üritanud ööbima jääda. Ja majandusliku poole pealt samamoodi ma lubasin ka komisjonis, et ma volikogus toon selle informatsiooni korraks teie ette ja sisu on selles, et me oleme küsinud ka hinnapäringuid ja tõesti need välikäimlad, mis on veeühendusega ja elektriühendusega võimelised aastaringselt kasutuses olema, tegelikult nende hinnad algavad kuskil 30–40 000 eurost ja lõpevad kuskil 60–70 000 euro juures. Ja me täna oleme konsulteerinud mõne ettevõttega, näiteks siin Kemmerling, CC Deco ja küsinud hindasid ja millised need nägemused nendepoolsed oleksid, siis me täna, kui me saame volikogult loa, planeerime minna hankesse ja sellise mõõdupuuga, et see hooldustasu ja see, mis sisaldab ka soetustasu, võiks olla ühe tualeti kohta 1500 kuni maksimum 2000 eurot. Et kui ka spekulatiivselt jagada see pooleks, et ütleme 1000 eurot on ühe objekti kohta hoolduskuus ja teeb see aastas 12 000, 10 aastas 120 000 ja teist sama palju, kui arvestada, et see on objekti maksumus, siis tegelikult kui võtta sinna lisaks amortisatsioon ja tänased nii Vabaduse puiestee ääres asuv kui Küüni tänaval asuv välikäimla tegelikult, mida haldab täna linnavara ja mis on linnakuludega ehitatud ja rajatud, tegelikult ka linnavarad sinna paneb jooksvalt kulusid tegema peale just ehitusi, haldusi ja mida on lõhutud ja nii edasi. Et kogu seda temaatikat arvesse võtta, siis endiselt on linnavalitsuse arvamusel, et antud kontekstis oleks kõige mõistlikum proovida seda mudelit, et keegi paigaldab ja hooldab ja toimetab sellel perioodil. Aitäh! Palun, kolleeg Laurson. Aitäh ja abilinnapea. Komisjonis tõepoolest arutasime nende hindade üle, aga jäi arutamata selline teema, et kas üldse on vaja või mis pärast te arvate, miks linnavalitsus arvab, et paarsada meetrit eemal Vabaduse puiestee 4 asub juba üks tualett, oleks hädatarvilik veel ühte tualetti paigutada.
ja kui seda hinda vaadata, siis kas linnavalitsus ei ole mõelnud, et kuulutada välja konkurss toitlustusettevõtte vahel, et kes lubaks oma tualette kasutada 1000 eurot kuus. Ma arvan, toitlustusettevõtte väga hea meelega lubaks käia oma tualetis. Või vähemalt võiks proovida. Aitäh, hea küsija. Jah, ütlen ausalt, ega me ei ole kaalunud tegemaks selles vallas toitlustusettevõtjatega koostööd ja ei julge ka spekuleerida, aga ma sügavalt võin kahelda ja me ei saa samamoodi, nagu siin hea volikogu liige kõrvalt mainib, et see võrdub jälle riigihankega. Ja me ei tea, mis selle tulemus saab olema. Aga sellised mõtted on alati teretulnud ja head, aga mis seda ajendab tegema? Tegelikult ei ole see ajend tulnud sellest, et linnavalitsus istus ühel hetkel maha ja arvas, et äkki võiks rajada neid juurde. Tegelikult on see ikkagi avalikkuse survel tulnud soov, just nimelt arvestades suveperioodi, Tartu kesklinnas olevaid üritusi ja nii edasi ja ütlen veel kord, et nende valmidus võib olla aastaringseks kasutuseks, kuid linn tõsiselt kaalub, et igal juhul oleks kaetud suveperiood. Me võime nad panna lukku talveperioodiks, kuna ilmselt võib-olla seda vajadust nii palju ei ole ja siis on ka see teenus odavam. Tänased numbrid on ikkagi täis aasta ringi peale arvestatud, ehk siis maksimumi peale. Ja teine küsimus on sama, mida me täna kaalume, et need võiksid olla tasulised, nagu tänased on, 20 eurosenti per külastus ja nagu huumoriga siin võetakse teinekord, et see on kõige odavam hotellihind täna Tartus mõningatele inimestele. Aga jah, on see tulnud just nimelt sellel survel, et selle vajadus oleks ja kui te mäletate, siis eelmisel aastal oli ka Treffneri gümnaasiumi ja Jaanikiriku piirkonnas ja olid plastikust konteinerid ja nii edasi ja täna just mõte olekski, et luua sellist nägusamat visuaali poolt, mis annaks võimaluse rakendada neid nii-öelda kesklinna piirkonnas. Aitäh! 200 meetrit on lühike või pikk maa, tõltub sellest, kummal pool vett juurde oled. Aga palun, kolleeg Kinter. Tahaks nüüd nagu selgust, et kas need siis on tasuta või tasulised, sest sellest sõltub ju see hanke maksumus ka ju. Me oleme täna planeerinud selliselt, et selle hind võiks olla 20 eurosenti, nii nagu on teised avalikud käimlad. Ja oleme planeerinud ka, et need võiksid olla kasutuses aastaringselt, aga ma veel kord rõhutan, et kõige suurem surve on ikkagi suveperioodil ja me hindame olukorda, kui see hange saab läbi viidud, milline saab see hind olema nii-öelda kuuteeninduse lõikes ja seejärel andmaks nii-öelda lõplikku hinnangut, et kas seda vajadust on terve aastaringsel või see võib olla suveperioodil. Aitäh. Kolleeg Laurson, teine küsimus. Aitäh. Et kindlasti on teil tehtud statistikat seniste välitualettide osas, et palju on nende külastatavust täna, näiteks Küüni tänaval ja Vabaduse puiestee 4, et siis oleks nagu täpsemalt ülevaade, palju kuus külastatakse. Ja aitäh, hea küsija. Et mul ei ole täna seda statistikanumbrit, aga kindlasti ma selle saan linnavaradelt hankida, kuna see on linnavarade haldkonnas ja nende tegevuse tulemusena, aga selge on see, et nad leiavad rakendust ja vajadus on, et võiks olla selliseid võimalusi loodud kesklinna piirkonda, rõhutan just rohkem. Teadaolevalt täna Tartu linn ju paigaldas tänavu aasta esmakordselt 10 välitualettiga Tartu suuremate kergliiklusteede äärde. Kahjuks 2 neist on küll maha põletatud tänaseks seisuks, aga 8 on ikkagi alles ja eks see näitab jälle meie sellist teatud mõttes kultuuri või kultuuritust mõnes valdkonnas, aga loodame, et me sellega jälle olukorda parandame ja ega see mõte pole ka tulnud nende 10 osas nii-öelda linnavalitsuse peas, see on ikka jälle tulnud ka kergliiklejate poolt, et võiksid need tingimused olla suuremate teede lähedal. Aga rakendus on olemas ja ma kindlasti need andmed saan ja saadan. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Palun, Heljo Üpits. Austatud esineja. Küsimus selline, et kas linnavalitsus on kaalunud ka korraldada konkursi kesklinna elanike seas, et nad pakuksid seda
teenuste. Nagu siin kolleeg Laurson äsja ütles, et 1000 euri jagada 10 korteri vahel, saaks igaüks 100. Jah, nii. Mul on hea meel, et me oleme heas positiivses toonuses oma vastusuve minekul volikogus ja igal juhul. Tänan küsimast. Peaksime mõtlema, milline ööbimistasu seal kehtestada, kohad on nii populaarsed. Aga kas on veel küsimusi? Keegi ei julge. Nii, üks julge on. Ei ole, aitäh. Aga siis palun, kes julgeb kaasettekannet teha? Toomas Kapp julgeb, palun. Aitäh, härra esimees, head volikogu liikmed, head külalised. Linnamajanduskomisjon arutas seda tõsist punkti ka ja otsustas toetada. Et ajaloost ära õiendada, siis üks komisjoni liige tuletas mulle meelde, et ma kunagi olin noorvolinik, siis ma olin ka selle vastu ja mõtlesin, et võiks kaubanduspoodides olla. Ma mõtlesin, kuidas siis sellele vastata ja tegelikult ma tahaks tänada Ants Kaske, kes on seenioride eest ära teinud väga suure töö. Meil noorel põlvkonnal, kes kohe seeniorid on, meil on kohe palju lihtsam elada. Ta toetas ka tolle nende kemmergute tulemist. Nii et meil saab lihtsam olema. Aitäh sulle, Ants. Nii, kas on küsimusi? Ei näe. Aitäh, sõnavõtusoove ma ei ole registreerinud. Kas on repliigisoove? Palun, kolleeg Laurson. Aitäh. Päris huvitav on linnavalitsuse poolt nagu tulla siia rääkima survest. Rahva poolt nagu surve võib ju kuskil olla. Aga kui ei osata öelda, et palju tänaseid tualette tegelikult kasutatakse, see näitab seda, et tegelikult ei ole seda reaalselt arutatudki. Kust kohast need surved võetakse, ei oska öelda. Ja kolleeg Ipits, et väga hea mõte, võiksite seda rohkem viljeleda ja võiksite ise eeskuju näidata. Et mina kahjuks ei saa nende andmete põhjal hääletamisest osa võtta, et teinekord võiks linnavalitsus paremini ette valmistada oma eelnõud. Nii, kas on veel repliike? Selle peale ei ole, okei, survet ei tekkinud. Aga siis läheks nüüd siis selle lõpusirgele. Kas on ettekandjatel soovi lõppsõnaks? Fraktsioonidel? Ei ole lõppsõna soovi. Aga teeks siis ühe otsuse, kes on seda meelt, et eelnõu sellisel kujul vastu võtta, palun käega märku anda. Kolmkümmend 2 poolthäält. Kas on vastuhääli? 1. Seega on otsus vastu võetud.